Eestimaa on ikka pisike küll. Lähed Piusa härmakoobaste juurde ja siis tuleb välja, et need, kes seal telkisid, olid minu väga hea sõbra tulevase abikaasa siis parim sõbranna ja tema kaasa. Et meil õnnestub septembris pulmas siis uuesti kohtuda. Kauplen ennast endaga samasse lauda. Et noh, pisik Eesti. Aga need olid ka päris ägedad matkasellid, et nad seal jagasid trikke, et mida nad kaasas kannavad ja mida nad söövad ja et sealt saime nagu mõtted küll. Ja noh, eks nad said minult ka mõtted. Päris ägedad tegelased, et nad matkavad velodega, jala, purjekaga ja pididki iga pärast 2 nädala tagant mingi 2-3 päevase matka tegema. Et vägev, et siuksed inimesed on. Ja noh, neid sa kohtadki sellistes kohtades. Küsiti põlve kohta, kuidas põlv elab. No, töötab, teeb tööd. Et selles suhtes, et praegu on põlv päris hea. Aga noh, nagu näha, siis ma sõidan asfaldit. Et need RMK rajad on ikkagi kohati natukese liiga retsid võib-olla. Et ma ise ka tagantjärgi mõtlen, et alguses sai nagu suht mõnusa tempoga panna, et mõtlesin, et jõud on ja aks on ja paneme ikka täiega, aga praegu võib-olla isegi ongi head. Elu annab märku, et kuule mees, võtta rahulikumalt. Et sul on vaja veel ikka sõita siin mingi, noh, ma ei tea, 400-500 kiltse võib-olla veel, et kui sa tahad ilusti lõpuni jõuda, siis pole mõtet punnida. Aga praegu on väga mõnus, et ma olen hobuse salvi pannud. Et noh, ta päeva lõpupoole võib isegi rohkem tunda anda, aga eks näis. Et põlvega on kõik korras. Obinitsa, see on vana Setomaa linn, mis tegelikult meenutab üsna slaavi kultuuriga linna, et hästi palju sellised vana puitmaju on siin. Aga iseenesest tahaks siin ära käia. Siin on hästi palju slaavi kultuuri ja värk, aga see on teisest maailmasõjast alates on ta venelaste käes, et noh, kahjuks sinna ei saa minna. Aga retneb välja siia, et käiks kaevanduses ära, siis läheks ütleks Tavariš Putinile viskaks kulpi ja päeva lõpuks võiks välja jõuda siis Verskasse. Aga mis mulle nagu räigelt meeldib on see, et need majad, mis siin on, need on vanad Eesti talupoegade majad ja need on nagu räigelt palju. Seal on üks, siin on üks, seal on teine, 3, taga paistab seal üks, isegi putkad, 4, taga on veel, et hästi palju sihukest vana kultuuri nagu, et need vanad palkmajad on ilusti säilinud, on isegi ära taastatud. Siin on muuseum, et sihuke, noh, õhkab veits sihukest slaavilikust see. Nagu oleks kohati rõõm sõmerist, et üli mõnus. Ja noh, samas need aiad, need jälle vanaaegne maja, see on sihuke aia disain tehtud sika-saka. Päris äge koht tegelikult. Lõuna-Eesti mäed on üsna mõnusa kaldega. Kohati võib päris hea hoo sisse saada. Ma just tahtsin näidata, et tegelikult kui äge koht siin on. Sõidad mäest alla ja jõuad järve juurde. Ja ainuke mõte, mis sul peast läbi käib, on see, et sa tahad minna sinna ja kohe vett hüpata. Müüa kultuurne maja Obinitsas. Maaküte, naturaalne seinasoojustus, kultuurne aken, katus, fantastiline disain, aegumatu klassika, soojapidevus 3A+,
ultra rating 10 ruutu. Ideaalne noorele perele. Võtke noore pere laenu ja ostke maja ära. Sõidad mööda teed ja siis vaatad, et siuksed räiged pigiribad ja siis mõtled, et kus pool ma siis sõidan, on ja siis mõtledki, et võtaks sellise raja, kus pigi ei ole. Kõige ägedamad poed terve Eesti peale Lõuna-Eestis. Personaaltreener nägi siis ka, et mida ma söön ja kuidas ma söön ja mis mul siin kotis kõik head on. Ja vahepeal on siuke teema, et tuleb siuke isu, et tahad küüslauguleibasid või chipse. Ja siis ta andis mulle soovitus, et tegelikult peaksid sa sellise palava ilmaga sööma värskeid asju. No ma siis mõtlesin, et okei, et muudaks siis enda toitumisharjumusi, et pirni, õuna, banaani ja õlut. Räägiks natuke protsentidest. Pangale need meeldivad. Need, kes laenu võtavad, neile need ei meeldi. Ärimeestele meeldivad laenud ja need anda ja saad protsenti vahelt küsida. Aga kui me räägime nendest protsentidest, mis siin on, siis märkidest arusaamisel on alati see, et nagu me loeme vasakult paremale, ehk siis see näitab seda, et tegemist siin on langusega, mitte tõusuga. Kuidas aru saada, kui palju see 12% siis on? Tegelikult on see, et kui me ütleme 90 kraadi, see osa, mis siin on, siis see on 100%. Ehk siis 1% on 0,9 kraadi. Ja mida see tähendab, on see, et kui meil on nagu, võtame distantsi, A-distants ja B-distants, siis, ja selle distantsi vahe on 1 meeter, siis 1 meetri pärast on 12 korda 0,9 on keskeliselt läbi 10. 1 meetri pärast on punkti A ja punkti B vaheline osa 10 kraadi võrra allpool. Nüüd see, mis ma teen, kindlasti Eesti Vabariigile ei meeldi, aga ma olen omadega jõudnud välja Koidulasse. Ja Koidula on siis Narva järelt suuruselt teine piiripunkt Venemaaga. Selline põnev koht on siin tee peale jäänud meil. Piiri ääres on hunnikuga vanasi risusi seisavad siin järjest. Kujutage ette, mis eesmärgil nad siin on. Sportmassin. Siuke auto. Lisavarba numbriga ka veel. Latvia. Ja siin on mingi ooteala. Ehk siis kui sa oled siin tahad üle piiri hakata minema. Ja siin on samamoodi. Seisavad. Huvitav, kas nad on need, kes lähevad jala üle piiri, jätavad oma rimakad siia või ma ei kujutagi ette, sest osad autod on okei. Palun, Vene number on ja Eesti number mingi täiesti ära surnud. Läti number, et Soome number. Et ma ei tea, mis risuunnik see siin on, nagu lihtsalt niimoodi. Väga imelik autosid on siin. Võtame kas see selle Prelüüd. Honda sureb siin. Mingi vana rimakas Audi on ja. Zona ожидания. Может быть, что я говорю этот правильно? Я не знаю. No vot, siis kui sa jätad oma auto siia 10 aastaks seisma, siis juhtub see, et su autos saavad tasuta vabakasutuses olevad varuosad. Võtta, mis tahad. Mina selle venna asemel oleks teinud seda, et ma oleks sinna putkasse visanud mingi 10 pudelit viina ja öelnud, et kuule, lase mind ilma passita üle piiri. Nüüd on nii, et ma olen käin korra Putinil külas. Lähen vaatan, mis toimub. Aga 1 kilomeetri ulatuses seisma ei tohi jääda ja jalgsi ka ei tohi läbi minna. Kuidas veloga lood on? Eks saame kohe teada. Piiripunkt on siin. Mida ma nägin siis? Ma nägin
3 Chassavoy vahiposti. Ja ma nägin 2 punkrit. Et noh, tegelikult on ikkagi see, et kui on vaja, siis ikka vennad valvavad. Et pole nalja asi. Aga noh, soovime idanaabritele külma viina ja vägevaid naisi. Taevas sinine MTZ 82 rahvakeeli Belarus. Valgevene traktor. Usaldusväärne tööloom. Hinnatud igal pool maailmas. Noh, ida pool, mitte igal pool. Üldiselt on siuksed mõnusad külakesed siin Venemaa piiri ääres. Inimesi ei ole vähe, aga mõni ikka on. Kusjuures kaks sellist lõiku. Samune talu, kus rahvas oli seal, puhusin juttu kohalikega, et mis värk on ja see on ikka päris huvitavad asju teada. Et kaamera, piir on kaamerat täis, terve serv. Aga sina neid ei näe, nemad näevad, et tüübid jälgivad telefoniga, mis telefoniga? Arvutitega sinu telefone, et ja pidi täpselt olema teada, kes kus on, millal on, kui kiiresti liigub, millega liigub. Et siin oli mingi intsident olevat, mingid vennad olid Opliga sõitnud. Piirivalve pidas kinni. Nii, kuhu lähete? Sõbra juurde. Mis sõbra nimi on? No vaat, tüübid 2 tundi mõtlesid sõbra nime välja. Et hästi turvaline pidi olema sellest, et sellised kirjutamata reeglid siin piiri peal. Aga et need piirivalve tüübid vabalt võipsid künka tagant mingi vend välja hüpata, öelda, et kuule, et nii, räägi nüüd, kes sa oled, kuhu lähed?